Araablased rikuvad ajaloolise kokkuleppe ja ründavad Iraani omal käel, vastavalt esialgsetele teadetele, mis täna öösel levivad. Samal ajal tabavad plahvatused erinevaid Iraani territooriumi punkte ja jätavad režiimi kõrgeima valmisoleku seisundisse. Teave ei sisalda veel osalenud riikide ametlikku nimekirja, kuid poliitiline mõju on juba tõsine. Iraan, kes on aastaid kasutanud miilitsaid, ähvardusi Pärsia lahes, tuumašantaaži ja kaudseid rünnakuid survevahendina, näeb nüüd, kuidas tuli jõuab tema enda territooriumi tundlikesse piirkondadesse. Bushehr, Buksar, Shabahar, Bandar Abbas, Konarak, Kerman. Ja teistest piirkondadest on samuti teateid plahvatuste, õhutõrje ja strateegiliste rajatiste kahjustuste kohta. Samas kui Iisrael jälgib, avaldab survet ja teeb selgeks, et võib vajadusel uuesti ja veelgi suurema jõuga rünnata, kui režiim jätkab tuuma- ja sõjalist teed. Tegelikult arvatakse Iisraelis, et just seda näeme lähiajal. Vastastikused löögid Iraani ja israelaste vahel ja see ongi asja tuum Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ese on punto. Entre o Irán y los Estados Unidos. Praegu ei ole Iisrael ilmselt otseselt kaasatud. Praegu mõistetakse, et see on Ameerika, mitte Iisraeli küsimus. Kuigi kõrged ametnikud Iisraelis soovivad Donald Trumpilt rohelist tuld, et jätkata rünnakuid Iraanis. Õhtul kerkis üles küsimus, mis häirib Teherani. Kui ameeriklased ei olnud need, kes otsustasid tegutseda, miks võiksid Pärsia lahe riigid nüüd vana ettevaatlikkuse kõrvale jätta ja Iraani rünnata? Kuidas kavatseb režiim oma rahvale seletada, et nende vaenlased ei paista enam nii palju kartvat? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja ilma keerutamata sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Plahvatus Iraanis hakati teatama mitmest kohast korraga. Bushehr paistab silma, sest seal asub Iraani ainus töötav tuumaelektrijaam. Shabahari tähtsus strateegilises mõttes on veelgi suurem, kuna see on Iraani ainus süvaveesadam India ookeanil väljaspool Hormuzi väina. Bandar Abbas on veel üks otsustav punkt, sest see on seotud Iraani mereväe kontrolliga ja survega, mida režiim püüab avaldada rahvusvahelisele laevaliiklusele. Levivad teated näitavad, et rünnakud tabasid Bushehri, Chajari, Shogadaki, Konaraki, Bandar Abbasi ja Kermani. Samuti on olnud teateid plahvatustest Abases ja Shabaharis. Osades neist kohtadest käivitati väidetavalt õhutõrje, mis viitab sellele, et režiim üritas reageerida või mõnele ohule vastu astuda. Kõige tundlikum küsimus on endiselt see, kes selle taga on. Uudistes räägitakse Ameerika Ühendriikide rollist erinevalt. Mõnel juhul on neid nimetatud varasemate rünnakute eest vastutavateks Iraani sihtmärkide vastu. Kuid contra alvos iranianos. Teistes teadetes eitab kõrge Ameerika ametnik, et Ameerika relvajõud viiksid läbi tänase öö uut rünnakulainet. Just seal saab kriis veelgi plahvatuslikuma mõõtme. Kui tänased rünnakud ei tulnud Ameerika Ühendriikidelt, muudab Pärsia lahe riikide võimalik osalus sõjakaalu. Pikka aega on piirkonna Araabia valitsused hoidunud otsesest avatud vastasseisust Iraaniga. Isegi kui nad on kannatanud ähvarduste, Teherani liitlaste rünnakute ning energia ja laevanduse šantaaži all. Kui need riigid on nüüd tõesti otsustanud ise tegutseda, on Iraani režiim kaotanud rohkem kui vaid sõjalisi positsioone. See on kaotanud psühholoogilise kaitse, mida kasutas oma naabrite hirmutamiseks. Selle võimaliku pöörde taga on rünnakute kuhjumine, mereturvalisuse nõrgenemine ja Iraani tuumaohu kasv. Iraan on nädalaid püüdnud piire testida, rünnates laevu, sihtides Ameerika Ühendriikidega seotud baase Pärsia lahe riikides ja püüdes muuta Hormuzi väina ülemaailmseks survevahendiks. Aga see arvutus võib olla kalliks maksma läinud. Püüdes kõiki hirmutada, võis Teheran viia Araabia riigid lihtsa järelduseni. Oodata, et režiim tegutseb esimesena, on muutunud liiga suureks riskiks. Pinged on seotud ka vastastikuse mõistmise memorandumiga, mis oleks pidanud kokkupõrkeid vähendama umbes 3 nädalaks. See kokkulepe sündis nõrgana ja ei paistnud kunagi tegelikult olukorda kohapeal kontrollivat. Iraan jätkas piirkondliku ähvarduse kasutamist relvana.
Ameerika Ühendriigid ründasid taas Iraani sihtmärke pärast süüdistusi kaubalaevade vastu suunatud agressioonis. Iisrael, kuigi väidab, et ei ole selles uues rünnakute vahetuses osaline, jälgib kõike tähelepanelikult ja hoiab oma väed valmis. Tulemuseks on paberil eksisteeriv relvarahu, mis aga ei pea vastu esimesele tõsisele proovile. Iisrael paistab silma kui tegija, kes mõistab kõige paremini Iraani režiimi loogikat. Iisraeli kaitseminister on juba öelnud, et armee on valmis vajadusel Iraani 3. korda ründama, seekord veelgi suurema jõuga. Sõnum on lihtne. Teheranile ei anta lõputult aega oma tuuma ja sõjalist ohtu taastada. Iisraeli kõrged ametnikud avaldavad samuti survet Donald Trumpile, et saada rohelist tuld uueks otseseks rünnakuks. Praegu väidab Iisrael, et nad ei osale praegustes rünnakutes, kuid keegi Teheranis ei saa seda sõnumit eirata. Belgia sekkus samuti arutelusse, esitades olulise seisukoha Iraani tuumaprogrammi kohta. Belgia peaminister ütles, et peab õigustatuks püüdu takistada Iraanil tuumarelva arendamist, kuigi ta seadis kahtluse alla operatsioonide läbiviimise viisi. Zeva Dawira hiljutised rünnakud Iraani vastu. Miks te ei karda, et see varjutab seda tippkohtumist? Ma arvan, et on tõesti õigustatud püüda takistada Iraanil tuumarelva arendamist. Muidugi, kui operatsioon oli hästi planeeritud ja hästi läbi viidud, siis on see juba täiesti teine küsimus. Kas see ei tundu eriti hästi minevat? See seisukoht näitab, et mure Teherani pärast ei piirdu ainult Iisraeli või Ameerika Ühendriikidega. Isegi Euroopa liidrid, kes tavaliselt on oma sõnavõttudes ettevaatlikumad, tunnistavad, et Iraani tuumaambitsioonist on saanud reaalne oht. Ka Vaas sattus tähelepanu alla sihitud mõrvaraporti tõttu. Alireza Godadadi, kes on seotud Islami revolutsioonilise kaardiväe provintsi lepinguga Wali Yasser, olevat olnud atentaatkatse sihtmärk. Khuzestani provintsis ei piirdu surverežiimi struktuuridele ainult sadamate ja baasidega. See ilmneb ka isikutes, kes on seotud revolutsioonilise kaardiväe sisemise aparaadiga, just selle jõuga, mis toetab repressioone, luuret, miilitsaid ja välistegevusi. Samal ajal on Gaza taas uudistes, kuna Iisraeli kaitsejõud korraldasid järjekordse operatsiooni 7. oktoobri veretööga seotud isiku vastu, Haid Abu Salam, keda peetakse röövimises osalenuks. Iisrael laste röövimisega seotud isik tapeti Gaza sektori lõunaosas korraldatud täpses löögis. Iisraeli kaitsejõud teatasid, et ta kavandas uusi rünnakuid Iisraeli vägede vastu. See fakt järgib sama piirkondlikku loogikat. Iisrael katkestab ohuvõrgustikke seal, kus need ilmuvad, olgu see siis Hamasis, Hezbollahas või Iraani teljel. Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni survestati samuti Türgi ja Iisraeli vahelise pingete pärast. Türgi ja Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni survestati Türgi ja Iisraeli vahelise pinge tõttu. Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni survestati Türgi tõttu, kui organisatsiooni survestati Netanyahu teemal, vastas ta meenutades 7. oktoobrit. Räägi Türgist ja Iisraelist. Nende vahel on praegu pinged. Kui Türgi, Iisraeli ja Süüria vahel tekiks konflikt, kas see käivitaks 5. artikli? Las ma ütlen järgmist. Jah, president Erdogan on äärmiselt tark president. Ja ma olen täiesti nõus ka sellega, mida president Trump ütles Erdogan kohta, et ta on tark juht. Ta on aastaid selles ametis ja selles rollis olnud. Nii et ta jätkab. Ta ei lange provokatsiooni ohvriks, tema. Ta väldib alati olukorda sattumist, mis võib kontrolli alt väljuda. Sest tema Türgi mängib olulist rolli selle tippkohtumise võõrustamisel. NATO olulise liitlasena on riik eeskujuks kokkulepete vahendamisel tänu president Erdogani ja tema välisministri positsioonile. Aga kui härra Netanyahu muudab konflikti vältimatuks? Jah, las ma ei spekuleeri selle üle. Sest lõpuks, ärgem unustage, mis juhtus 7. kuupäeval. See lause on kaalukas, sest toob keskse teema taas lauale. Iisrael ei reageeri tavalisele vaidlusele. Iisrael vastab võrgustikule, mis kasutas poliitilise meetodina massimõrva, inimröövi, rakette ja terrorismi. Iraan püüab sisepublikule vastupanu maha müüa. Ülemjuhimatustel hüüdsid režiimi toetajad taas sõjahüüdeid Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vastu. Aitäh! Lahkunu vend ütles, tapke meid, meie rahvas ärkab veelgi enam üles.
sa alustasid 2 ööd tagasi, arvasid, et me kardame neid sinu rünnakuid. Ei, tegelikult oleme valmis, paremini ette valmistatud kui varem. Me kuulutame seda nii sulle kui ka nendele koertele, kelle sa oma piirkonnas lahti lasid. Jätkame veelgi kindlamalt kui varem. Me kuulutame seda nii koertele kui ka teile. Kuni teie kuri ja sünge vari on sellel planeedil eemaldatud, ei lõpeta me vastupanu ega džihaadi. Kuid lavastuse taga seisab režiim silmitsi karmide reaalsustega. Nende sadamad on haavatavad, nende baasid on surve all, nende õhutõrjed pannakse taas proovile, nende liitlased ei kontrolli enam kriisi kulgu. Ja nende Araabia naabrid, kes varem olid ettevaatlikumad, hakkavad käituma nii, nagu oleksid nad mõistnud, et Teherani kartus ei saa enam olla piirkonna reegel. AIS-i vastase ja Palestiinat toetava aktivisti surm Ameerika Ühendriikides, kes leiti Iirimaal surnuna, jõudis rahvusvahelisse avalikku arutellu ka teist teed pidi. Immigratsioon, ideoloogiline aktivism ja reaalne oht. Juhtum on endiselt uurimisel, kuid Iiri politsei sõnul on kahtlusalune immigrant, kellega tal oli suhe. See aitab meid näidata, kuidas välispoliitika, aktivism ja immigratsioon põimuvad narratiivides, mis sageli ignoreerivad reaalseid ohte, kuni on juba liiga hilja. Selle õhtu suurim pinge seisneb ametlikus vaikuses selle kohta, kes vajutas päästikut Iraani vastu. Kui Pärsia lahe Araabia riigid osalesid omal algatusel, muutub olukorra ulatus. Sel juhul ei seisaks Iraan silmitsi ainult Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega. Ta kogeks naabrite reaktsiooni, kes on liiga kaua kuulnud ähvardusi, näinud režiimi relvastamas radikaalseid rühmitusi ja püüdnud kaitsta elutähtsaid energiateid, samal ajal kui Teheran mängis kaosega. Teheran soovis olla ähvarduse keskpunkt. Nüüd hakkab ta avastama, kui kõrge on hind, kui muutud korraga mitmest küljest sihtmärgiks. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.